Aga Tiit, kuidas siis ikkagi pingeid maandada? No mina saan rääkida ainult enda kogemusest, et minu jaoks on kõige olulisem asi, et leida aeg endale, võtta väike jalutuskäik, kui vähegi võimalik iga päev, mingi pool tundi minimaalselt, tund aega lihtsalt õues, värskes õhus ja hingata sellel ajal. Sest et see hingamine on üks olulisem asi, sa kohe hingasid. Ja teine asi on see venitus, et vaata, mis hakkab ka keha, mis juhtuma hakkab, et kuidas see keha nagu kinni läheb, on see, et meie sidekude, mis on naha ja lihaste vahel. Kui me seda ei venita, kui me ei liiguta teda, kui me oleme stressis, siis ta nagu keha aina rohkem tõmbab kokku, meil on liikumist vähe ja siis naha ja lihaste vahele tekib liim. See sidekude liimub ära ja kui ta ära liimub, siis keha läheb valusaks. Sest ta ei saa enam liikumist, ta ei saa venitust ja me teeme veel jõudu ka peale, et siis me väliselt näeme nagu juba hästi ilusad välja. Aga sees on nii ebamugav olla, et kõik kohad tirivad ja vastik on olla ja siis me mõtleme, mis selle taga on ja siis me otsime jälle nagu rääkisime neid võimalusi, et ruttu põgeneda sealt, eks. Ja sellepärast mul on näiteks jooga, meestele soovitan in-joogat, mis on just see, mida kõige rohkem vaja on lõdvestust, sest meil see pingutus võrdub lõdvestus, peaks olema 50-50%. Täna meie ühiskonnas on 95% pingutust, 5% lõdvestust, sest inimestel on raske lõdvestust võtta, sest süütunne ei luba. Ja just see in-praktika, ehk siis see olemise praktika. Olemise praktika, lihtsalt tundi tulla, 2 tundi, no tund 45, 2, kuidas kunagi, lihtsalt ole 5 minutit asendis, hinga, luba endal venitada, aga see ei ole, see ei pea isegi füüsilist, ma spetsiaalselt ise ka võtan endale neid praktikaid, siis ma tean, et mingi alateadus tahaks lükata mind kogu aeg tegevusse. Et sa oled väärt ainult siis, kui sa midagi teed, et sa pole väärt puhkust, sest muidu sa pole ju keegi, kui sa puhkad. Sa ei ole väärt mitte midagi, kui sa puhkad. Et seda, see on hästi tugev alateaduse vabastaja ja siis mehed ütlevad, täitsa lõpp, mul hakkas keha surisema, ma hakkasin jälle tundma, tunnen, et midagi liigub kehas, et mingi asi, ma ei oska seda nime anda, aga ma tunnen, et midagi on teistmoodi. Ma magan hästi, mu närvisüsteem on palju puhanum, sest ma andsin ise endale aega. Ja seal sa vaatled, seal hakkab hästi palju taipamisi tulema ja seal hakkavad ka emotsioonid liikuma, sest et me lõdvestume. Kui me lõdvestume, siis mis on mõnikord meestel juba pisarad jooksevad peale esimest 5 minutit juba pisarad, sest sa korra tundsid, mida sa tunned sees. Mis su keha karjub juba ammu, aga sa nüüd esimest korda annab puhkust ja hing ütleb kehale nagu aitäh, et sa andsid mu kodule ruumi natuke juurde.